Tšau! Jätkame siin oma seiklustega Pärnus Priidu juures, kus oleme siis kuurinurgast välja kaevanud sellise Euro 6 nõuetele vastava pilli, mis ütleme küll peale vaadatuna võiks öelda, et on siin tuukrid kuskilt 40ndatel põhja lastud kaubalaevalt välja toonud. Ma arvan, selle ratta puhul ongi rääkida, saab siin igast erinevast jupist ja asjast, et ma arvan, miks see ratas enne kõike võib-olla selline on, selline ütleme stiil või see roostas ja ütleme sihuke moodne rotikas või kuidas sa kutsud seda, siis on see, et väga palju on oluline, kes selle ratta omanik on, et Kaili Aavik, ma ei tea, kas ütleb kellegile midagi, ma arvan, et mootorrattaringkonnas ikka teavad ju, ta on vist joonistanud kõiki kuidagi torkinud, et temale nagu täpselt siukene pandlad ja rooste ja noh, ta läheb väga elevile, et kõik see et temaga koos on väga palju nagu asju välja mõeldud, et kuidas seda teha. Teeme siukse rooste moodi. Kus see story alguse on saanud selle sõbraga üldse, et kas oligi nii, et ma tahan Tallinnast sõitis Pärnusse, siin me oleme, lükati vokk aiaväravas sisse ja start? Peaaegu, aga sellele eelnes nagu väikene kurameerimise lugu ka, et kui ma selle teise rattaga oli Tallinnas kunagi seal Saku Ruurallis, ma ei mäletagi, mis mingi show oli, kostam asi, siis Kaili oli ka seal joonistas oma neid pilte inimeste peale ja siis me saime nagu tuttavaks, on ju. Kena neiu, kena noormes, hakkasime rääkima ja noh, saime sõpradeks, on ju. Noh, lihtsalt sükast mula võin öelda rääkida ja tal on veel 1000 hobi, kes teab autod, Ameerika autod ja mis kõike veel on ju. Ja siis rääkis, et tal on siuke mootor seisab, see on Kawasaki Vulcani 900 mootor, et 2008 aasta oma, nii et suht nagu modernne mootor, et ta kunagi 2-3 aastat tagasi tellis, et tehagi mingi siuke projektikas, aga siis elu tegi omad korrektuurid ja noh, see mootor seisis ka, on ju. Aga ei olnudki terve tsiklit, vaid... Jah, see oligi ainult mootor nüüd koos juhtmestikuga, et selles suhtes oli nagu äge, et mõned üksikud asjad, pingekas oli puudu ja siuksed asjad. Ja siis jääks jutuks, mina siuke tehnikahuviline tuli siukene tuhin peale, et oot, mis see mootor sul seal seisab, et hakkame tegema, et kui midagi välja ei tule, noh, mootor jääb ikka alles, on ju, aga kui välja tuleb, et noh, siis saad nagu ratta endale, et väga palju ostetud asju ei olegi, et siuksed põhiasjad, et noh, amort ja see rihm ja noh, sellised kuluosad, et ja noh, siis ta põhimõtteliselt viskaski selle mootori aia taga maha ja hakkas siis tegema ja siis ma vaikselt hakkasingi, et ega me väga suuri kokkuleppeid algul ei teinudki, et see oligi juttu nagu algune kokkulepe, et tuleb siuke natuke rotika moodi, on ju, noh, siukene isteasend nagu ta umbes on, siukene, noh, natuke ütleme Boberi moodi siis või midagi sellist, et ega see rohkem instruktaaži mulle siin aia juures ei öeldud, et hakkaga pihta ja midagi teed, siis näita pilti ja põhimõtteliselt kõik pildid, mis ma näitasin, ma ei tea, kas ta julgenud mulle öelda, aga igatahes oli nagu õnnelik ja ütles, et võib küll nii edasi teha ja noh, siin ta nüüd on sellisel kujul. Aga kus sul see story pihta hakkas sellega, ütleme, kallutas siia mootori maha aga edasi, mis okei, mootoriga nagu väga üleliia kaugele ju ei sõida niisama, eks ole. Jah. Mis visioon sul endal pähe tuli sellega üldse seotud? Ega ta tuligi põhimõtteliselt midagi sellist, nagu ta praegu on, et siuke madal pikk ja siuke nagu hästi nagu lihtsate ja noh, selgete joontega, et nii vähe asju kui võimalik oleks siin küljes. Ja siis järgmise asjana saidki rattatorkunnida, need on veeroodi rattad, aga minu meelest ideaalsed, kuna need on siuksed täis, ma algul kohe tahtsin siuksed täisrattaid, et kas oleks ise siis plekist mingisuguse nagu sisu täitnud ära või midagi, aga noh, need on nagu tehase poolt tulnud siuke täislahendus. Et mootor ja rattad olid juba siukse ise tehtud vägev aluse peal valmis, noh, siis juba hakkas see jutt ja noh, kogu see kuju nagu tekkima, et siis saigi siuke toru võtta, see pehme toru, mis ma ennist rääkisin, et kuidas neid jooni asju vaadata ja saigi, et see raamitoru sai võib-olla esimese asjana paika, see suur, see on nagu bensupaak ka, see oli kohe mõte, et nagu ära peita ja teha nagu asju niimoodi, et sa nagu ei saagi aru, et see asi seal on või noh, nagu mingit sellist lahendust. Et see raamitoru on ka, on siukse natuke iseloomuga toru, et see on Pärnus Tammiste telemasti toru, kes teab. Ma arvan, telemastid on igal pool Eestis samasugused. Need on mastmeetri jagu lühem siis või? No, need tehti Vene ajal ja mina ei tea, kui palju ta pikk seal paberites olema pidi, aga meil maal seda toru oli ja ma tean, et kõikidel oli, nii et ma ei tea, mitu kilti see pidi siis pikk olema. Et iseenesest siuke jube äge, ma ei tea, mis materjal, Made in France on kuskile peale pressitud, praegu näha ei ole. Et noh, venelane suur metallimaaga ikkagi need torud tellis kuskilt.
Importkraam. jah, see niisugune, et ta ei ole roostuvaba, magnet võtab ja väike roostekiht oli peal, aga noh, natuke lükkasid, ta on nagu niisugune happekindel teras või ma ei tea, mis need täpsed nimetused on, et niisugune nagu parema kvaliteediga ka, et noh, raamiks igati vägev on ju. Siis saigi võtta hästi palju jõudu igal kujul sisse ja välja ja siis sai ta nagu kõveraks painutatud, et painutamisel ma olen seda liivatehnikat kasutanud, et ta mõlki nagu sisse võtaks, et liiva täis, et noh, pane see toru liiva täis ja tõsta teda sinna pinki, et seal oli vaja ikka, kõiki asju oli vaja, nõud ja jõudu ja kõike, et aga kõveraks ta nagu sai, et algul oli isegi plaan teha nagu ühe jutina ta nagu alla tulema või niimoodi, aga siis see kumerus oleks näinud suhteliselt järsuks, nii järsult teda painutada ei oleks võimalik, vähemalt minu oskuste ja masinate juures. Siis saigi nagu niisugune konkreetsem lõpp teha, et muidu ta oleks väga niisuguseks pikaks ja niisuguseks, ma ei tea, mis rattaks nagu ära läinud, et see on nagu kompaktne ja olek oli tal ka nagu niisugune kuidagi eesmärk, et noh, naisterahvas nagu sõidab tulevikus, ütleme, kui niimoodi võtta, et oleks ikkagi nagu tavaratta, ütleme, noh, juhitavus ja mõõtmed ja noh, teljevahe ja kõik selline, et oleks nagu võimalikult lihtne. Ja paagimaht niikuinii kõik küsivad, on umbes 7, natuke üle 7 liitri. Aga siukse mootoriga, kus põhimõtteliselt kütusekulu ei olegi? Kus sa siin Eestis ei anna 100 kilti sõitagi ühest otsast teise või noh, ongi Eesti otsas, et saad Google Mapsist vaadata ka, kus bentsukas on ja ma arvan, et ei tohiks probleemi olla ja noh, kas temast saabki kunagi niisugust igapäevaliikurit on ju, et eks ta niisugune poosetamise pill rohkem ole ja. Aga selle elektrisüsteemi osakonnal ka ikkagi pooleldi siia sama toru sisse? Ei, see on põhimõtteliselt selle, ütleme siis originaal, siin on originaalis on tal süütepoolid, need süütepoolid on siin nende paagi moodi asjanduste all, aga ütleme, see juhtmestike ajud on siin sees. Et see juhtmestik sai ka muidugi väga meeletut ratsi, et seal originaalis on ju niisugused tähtsad maailma päästja asjad nagu lampad ja mis kõik veel küljes, EGR-i mingid moodi asjad, et igast veidraid andureid, millele mina tehnikamees ei oska ka nagu nime anda, mida ta seal mõõdab või juhib või teeb, et need sai kõik nagu ära võtta. Noh, lisaks väga palju oli neid juhtmed, mis pidoplokkidel lähevad, igast jalaandurid ja sellised tähtsad andurid. Et noh, need ära ja see juhtmestik läks julgelt mingi poole väiksemaks küll, et mõned juhtmed sai natuke peenemad ka panna veel. Noh, originaalis tal ei ole, ta on nagu, ütleme, siuke matkaratast chopperi moodi, siis tal on igast väljavõtted, pistikupesad, ma ei tea, kepsid ja mille jaoks, et noh, neid ju ei olnud vaja, on ju. Just. Ja kuna ta rauast raam, siis massijuhtmed see põhimõtteliselt kõik ära võtta, et päris palju käib nagu lihtsalt läbi raami. Neid nagu pruune juhtmeid sai tükk maad vähemaks ja noh, seda pusi, mis siin oli, et siinkohal jälle mul iga rattaga, mis ma teen, juhtub üks asi, ma juba tean ära. Panen kõik kokku, hakkan tööle panema, vajutad nuppu ja siis midagi ei juhtu ja siis ma seal vihastun, õpin vene keele vahepeal ära ja siis uurin kõik asjad järgi ja siis lõpuks on niisugune nupp nagu stop-nupp, teate siin ja siis on iga rattal mul umbes tund-kaks, ma otsin mingeid asju juba tinutatud juhtmed laiali, mis kurat läks valet pidi. Et alati jälgige seda stop-nuppu, et see päris palju hoiab aega ja närvi kokku. Aga mis selle sõbra puhul kõige suurem väljakutse oli sul? Tehnilises mõttes oli, kuna ta on sisse pritse mootor, see asjandus on nii-öelda paak kuni siia alla välja, siis tal on vaja bensupumpa. Noh, see originaal Vulkani pump maksis mingi triljard eurodes umbes ja ta oli suht siuke piklik suur junn ka, et siin sees on praegu siin all ehk siis selle, noh, pärast ligemat võib olla näha, et seal on Niiva kütusepump praegu, noh, tavaline Boschi pump on kõikidel peal, et see sinna alla panna on üks asi, aga sealt alt niimoodi kinni panna, niisugune nii-öelda luugike teha, kus bentsu läbi ei tule, et sinna sai mõelda igast tihendid ja kuidas ma nüüd teen, aga päris hästi mingist, ma ei teagi, mis materjalist see on, mingi tihendi materjal, kuskilt garaažist maalt leidsin, isa ütles, see on bentsu ja kõige kindel, testisin teda, panin nädalaks bentsu sisse ja vaatad ja noh, ongi mingi, no niisugune, mis nimetused neil on, ei teagi. Et sellest tegin tihendi alla ja keerasin kinni ja siiamaani igatahes ei ole tilkegi all. Et see oli võib-olla kõige niisugusem pusimine, sest seda bentsutoru ma ei tahtnud raami väljas ka tuua siia, noh, piustit oli, on ju. Siis see bentsutoru tegelikult tuleb raami seest. Nagu katsu see siia raami sisse panna niimoodi, et ta veel nagu pidama hakkab, et tegelikult sinna all umbes selle koha pealt tuleb niisugune välja võtta, nagu, kus ta läheb piustite sisse, et see poolik on siin nagu sees.
ja siis see mitte lihtsalt bensupump on ju, bensupump uhmerdab kogu aeg, tal on vaja tagasivoolu või noh, mingit siukest asja. Siis siin on Hyundai mootori küljest hästi väike siuke bensurõhu reguleerimisklapp, seal umbes 3 juures peab toidma, mina siin manomeetriga mõõtsin 2,5, noh, käima läheb, töötab, ega see nii täpne see vahe ka pole. Et see tuli siis siuke kolmikuga nagu välja võtta, kus kui see surve on nagu saavutatud, et üks toru tuleks nagu siia, siis ülejäänud hakkab seal paagis sees nagu ringi käima, et see, ütleme, idee poolest on lihtne nagu välja mõelda. Noh, niimoodi on uutel autodele kõigil paagis sisene see tsirkulatsioon, aga just see nagu noh, selle ruumi sisse panna ja niimoodi, et ta veel toimib ka, et surusid need torud asjad sisse, siis teeb mõlk sisse, pumba tööl midagi ei juhtu või siis lööb otsa jälle ära, siis jälle see kaan lahti, jälle natuke vene kätt ja jälle kokku, et see võib-olla oli kõige siuksem, mis vahepeal lihtsalt seisis 2 nädalat jälle mõtlesid, et kogusid indu ja tuhinet ja aga nüüd ta nagu toimib, et aga kui sa selle, ütleme, raami osa või selle kütusepaagi osa tuunisid siia mootori ümber ära, mis sul järgmisena tuli sealt, ütleme, väljad olid sul juba olemas, teadsid? jah, siis tuligi tagakiige, see oli hästi lihtne, oligi sihuke, et tuleb, see oli Kaili enda soov ka, sihuke lihtne ühe joonega sihuke langev, noh, nagu ta on, et sihuke kiige, siin ei olnud eriti mingit kemüüset, et lihtsalt see jällegi, ma ei tea miks, aga see hästi kallis rihm, see oli mingi üle 300 euri või. Et see tuli nagu ära tellida, et siis sai selle vahe nagu paika, et hästi natuke võib-olla oli probleemi selle Harli ratta ja veeroodi selle rihmaratta kokku panemisel, et sinna ma tegin ise siuksed leevendid sellest niiva nagu vahekasti puksidest, noh, see oli suur kummijunn raudtsüdamikuga, lõikasid täpselt siuksed kolmnurgad nagu selle veeroodi ratta sisse lähevad, siin terve rääma oli täis seda tossuaisu, aga see oli siuke ropp töö, et seda tolmu ja kummid tolmu oli kõik kohad täis. Ja siis tuunisid teisele poole veel siukse ultramoodsa enda tehtud pidurikette siia lisaks? jah, piduriketted on ise tehtud, et nende piduri supportitega on ka muidugi oma lugu, et need on ka siuksed iseloomuga supportid, et need on Mardi omad, keda enam kahjuks ei ole, et see umbes mingi 2-3 nädalat enne seda õnnetust sai need Kaili tema käest ostis, et need on siuksed attituudiga supportid, et need on Ninja omad peaks olema mingi 2023, noh, mingi siukse paigilised. Aga värv jälle, et see, ütleme, rooste ja siis see nagu siuke pruunikas jume, need rutskad tõi ka Kaili, et siit see siuke, mis see on siis, oranžikas või? Noh, ja siis need supportid ka ideaalis kohe siukest värvi, et siis need sobisid ka nagu väga hästi, et ja loomulikult ei puudusid ka planeedi parim amortisaator küljest. Ma teadsin, et sa tuled siia, siis ma ei saanud midagi muud panna, vaata. Ja hakkan siia mingid Yamasukid külge tuunima. jah, et see, noh, jälle siuke õnnelik juhus kuskil, sellega Kaili ise tõi kellegi tuttava asja tal just üle enam ära viskamiseks ja võtta ja mingi siukse, noh, väga mõistliku raha eest sai ja jällegi värvi ja kõige poolest nagu ideaalne ja just selle seadistamise võimaluse poolest, et noh, ega see õlg ja ei tea ju, kuidas ta siin täpselt jääb, siuke katse-eksitusmeetod on, aga praegu toimib nagu väga hästi, et ei vaju läbi ja saab nagu regullida, et istub mina peal või Kaili peal, et täiesti siuke, noh, sellega ma olen rahul. Ilmselgelt selle amordiga paneks mingisuguse vana Vene tuuma-alvelaeva ilusti sujuvalt sõitma. ja miks mitte? Esiamort on ju seal ka tegelikult tagaamort, et jah, et selle esiargisüsteemiga oli ka siukest peamurdmist, et lihtsalt siukseid amorte panna kuidagi oli ka igav. Et siis sai mõelda siukest erinevaid lahendusi netist vaadata, siukesed vanakooli lahendusi, kus on, mis need nimed on, Springerid ja Griederid kõik, et kuidagi nagu sellist varianti teha. Aga iseenesest pole nagu raske ka panna ja noh, võlli peale ja niimoodi liikuma, aga need amort sinna panna, need on siuke kukimuki amort on nagu noh, ei taha panna, see ei jää toimuma, vajub läbi. Noh, ja siuke kallim või siukene osta, see on jälle juba 3-kohaline number on ja noh, kui ei tea veel, kas toimima ka jääb, siis igaks üks osta on nagu kehva, et siis saigi siukene, mis iganes selle stiili lahendus nüüd on, et see tegelikult on puelli tagamort, et siis see töötab tõmbele. Et kui nüüd august läbi panna, siis esiots nagu, kuidas öelda, liigub ette ja üles natukene. Et kõik on siuke väga peen teadus, aga rehvsi ja vastu ei lähe isegi siis, kui nagu põhja pidurdada. Et see on kindlasti kõikidel küsimärk, et noh, ega 200 pealt plokki ei peagi taga vajutama ka, et selleks ta ei ole kunagi tehtud,
et mõistlikult sõites saab hakkama. Ma arvan, mingi tänavasõiduratas, mis on hooldamata, see on veel ohtlikum ja mida kõike, et see pehmus ja kõik on ka täpselt ja see on jällegi seadistatav, et keera natuke juurde või vähemaks, et jube nagu mugav on. Aga mis veel sellised suuremad võitlemised sul olid siin, millega jälle otsisid pikalt lahendust või asja, et näiteks kas või see esituli, et kas see tuli sul kuidagi kohe lihtsalt puusalt tulistasid siia? See on, jah. Või Pärnu mingi puksiir ühest kolvist ilma? Ei, see oli ka, Kaili ise tõi vist, ma ei mäleta, mul oli 2 kolvi. Üks oli minu oma, teine oli Kaili oma. Ja siis tööriista marketisse, sealt mingi siuke odav E-tähed, kõik timmerlungis peal. Siuke tuli natuke seda tagumiskopsikut vähemaks siia sisse ja ma arvan igati äge lahendus, et need suunakad võiks võib-olla natukene olla siin kuidagi kultuursemalt. Need saab ka panna, kuna neid saab sisse välja liigutada, aga kuna meil on Euroopa Liit, e-reeglid, asjad, mis on väga olulised jälgida alati. Ikkagi Euro 6 nõuetele vastaval rattal. Saad aru. Just. Ja siis, et ideaalist kunagi ikkagi võiks nagu arvel olla, ükskõik siis, kus riigis või mis moel on ju, et siis need tulede vahe oleks nagu ikkagi õige, et siis praegu ta on täpselt niimoodi 10 senti välimisest äärest. Ja nii väikest kolbi on nagu käe pärast võtta ka, eks ole? Jah, et just, et mind isiklikult ei häiri see vaatepilt, et mõni on nagu ütlenud, et võib-olla natuke liiga väljas on, aga ise tehtud ratast päris lenksub katki lähevad, siis saab sealt kinni. On asenduskoht olemas. Oota, kas see sõber on siin ka tegelikult mingisugune tuli üldse või? Jaa, see on 1920 äkki oli jalgratta ees on siuke karbiidiga töötav lamp, ütleme petrooleumlamp või siukene vanaegne lamp, et siin oli natuke seda alust ka ja siukene koht, kuhu käib see potska nagu, mis põlevaine siis on ja et sellega sai ka, et algul ei osanud teda kuhugi panna, korra oli mõte, et aga tuli sellest teha, on ju, et nii väike ja kõike muud on ju ja siis tuli nagu spidoka panemise koht siin sees on täpselt siuke spidokas, et see sobis täpselt see sisse, mõni leed ka siin täis tuled ja mis siin vajalikud on ju. Ja peeglipoisi sättisid ka siis järjekordse? Jah, siuke kolvi teema juba nagu lahti läks, et tegelikult mul neid kepse oli veel plaanis panna siia, ütleme sinna tagaporika juurde ja võib-olla siia nendeks, hoobadeks piduri ja selle käigukangi jaoks. Aga need, mis mul on 4 tükki siuksed pikad, need on mingist imematerjalist tehtud, et need ei olnud nagu eriti töödelda, et painuta siis ta läks pragu sisse ja keivitada ei olnud, andis, aga ta ei jäänud üldse tugev, et tuli nagu lahti, kui jalaga peale vajutasid. Et siis nagu seal, ütleme, tähtsate koha peal kasutada ei saanud, aga siia nagu peegliks. See oli päris veider, kuidas me sõbraga otsisime seda sisemist taga täpselt nii suurt, siis Pärnus Maximasse mingisse naiste ilupoodi 2 suurt meest sisse, tahaks ümmargust peeglit. Et see sobis täpselt see sisse, see peaks olema äkki mingisuguse ka, ma ei tea, mis asja kolb, mingi sõiduauto oma, et siuke lahendus siis. Ja teie lenks ise on ka samamoodi mingisugused... Lenks on lihtsalt toru, jah, see sama toru, mis siin ja tagakiig on natuke jämedamast tehtud, see on 5-sest tõmmatud torust. Peaks olema tugevam kui Moskva rong. No põhimõtteliselt jah, et seda juba painutada oli nii, et minu see 10-tonnine see painutamise atribuutika juba tegi siukest häält, et see peaks jah siuke igavene olema. Aga see radikamajandus siin külje peal, see on nüüd ka sul mingisugune enda tuunitud siia lisaks veel, eks ole? Jah, et on vesijahutusega. Algul ma panin Tallinnas kunagi oli siuke moto näitus, kui ta oli siuke peaaegu valmis veel, aga ütleme tööl oli ainult niimoodi juhtmed laiali vaata pandud, et see oli ju ostetud mootor, keegi tead, kas ta üldse nagu toimibki. Ja algul oligi päris suur siuke peamurdmine. Kõik on, see on, võtab piibu ära, säde on, vaata, see küünal on siuke jube lollis pikas augus, siuke küünlavõti tuleb ära käiata nagu. Et mis jama on, paneb peale ja midagi ei tee, siuke väike purts nagu käib, aga õige asi ta ei ole. Siis võtsin küünla ära, kas siis kogemata meelega, ma ei tea, aga kõik need küünla vahed olid nagu koos. Ma ei tea siis, mis pärast või võtsin algul vale küünal või midagi, et kolb on löönud või mingi siuke jama. Aga lihtsalt loomne katse painutasid õigeks ja nagu võtiti see öelda, aga juhtmatsad kokku panid, siis läks kohe põrts tööle, et mootor sellest suhtes töötas, et ta oli ju seisnud ja kuskilt, kes teab, kus maalt tellitud, et äkki on, ei tea, puust kepsud sees, aga kõik nagu toimis. Ja siis tal saigi seal Tallinnas panna siukene toru, vasest toru, mis minu meelest oli jube efektne ja eks ta ongi efektne, aga
ja siis ma tegin niisuguse toru veel, mis on nagu niisugune DNA kujuga, ütleme või, niisugune nagu keerdus, et vasest toru ja kui kuumaks ta ikka läheb, et äkki nagu jahutab ära, aga nüüd siin selle, ütleme, käima saamise tuhines ja asjas, et ju seda radikat annab nagu timmida ju igata kelle, iga kelle, et nüüd saigi panna siia VTR-i külje peale niisugune väike radikas, et praeguste töötamiste sõitude ajal, et ei ole veel kuumaks ega keema läinud, et väike paisupakk ka siin niisugusest läskust, et see poisi ots sul siin radika küljes, see ei ole ka nii sugugi mingisugune moe pärast vidinas ju. Ja sellel kõik asjad on väga suure funktsionaalse tähendusega, et kuna ta niisugune rotikas või steampunki niisugune stiil, kes teab, mis see on niisugune ise tehtud, niisugune leiutatud asjad, et see on mingisuguse iidse Aadama ja Eva kasutuses on kraani mingi ots ja siis see nüüd omab sellist funktsionaalsust, et sinna siis jala ütleme siis tõmbamise keti ots käib sinna külge, et see hoiab nagu jalga sõidu ajal üleval. Et mitte madami peaks enda valget udupeent sandaalikest hakkama siin määrima jalga eest ära lükates, vaid tõmbad ketist ilusti. See jalakett on ukse see, mis ta on, snapper või selle oma. Jalg ise on ka jälle kolvi teema, niisugune jätk, et mis sa siin ikka laia lapikut ilusat paned, et kolb. Ja samas kui lähed kuskile sohu tsikliüritusele, siis ei vaju ka maasse, ei ole vaja otsikest kaasa vedada. Väga õige mõtteviis, et kohe näe teemaga kursid. Ja siis see jalg iseenesest tahtsin niisugust, et kuidas sa see kolvi teed täpselt õiges asendis, maapind ju muutub, kõik muutub, siis see on auto sisemine rooli ots, kus otsas on munakas, siis ta sätibki ennast ise täpselt nii ära, nagu ta tahab. Automaatne. Ja, et siin palju asju niimoodi, et tuleb mingi mõte, et on vaja mul mingit, ma ei tea, asja, siis käid niimoodi, mõtled, millest ma selle teeks, vaatad korra lahtise näoga ringi, see ju sobiks siia, natuke lõikad, painutad, keevitad ja ongi jälle jupp olemas, et see ongi see ise tegemise rõõm, et kui hästi välja tuled, siis oled õhtul juba õnnelik ka välja. Tükk aega on nägu naerul. Kuule, siin pool ratast ei saa küsimata jätta, turbo. Mis story selle turbopoisiga meil on? Ise ju ka paar turbot peale pandud, et see annab ju võimsust ja kõike juurde, et nali naljaks, aga tegelikult turbo ei ole, et see täidab niisugust õhufiltri funktsiooni, et see peaks olema võib-olla natuke eksib, mõni vanem inimene oskab täpsustada, aga mingi emmi või niisuguse selle ajastu ratta, kas äkki mingi külgkorvi puhur või soojenduse puhur või mingi niisugune asi, igatahes mingi mootorratta jupp on, mis puhus midagi kuhugi kunagi ammu. Ja sealt sees oli niisugune ventika moodi asi ka, et selle sai ära võtta, natukene niisugune võrgust karkass ja filtris vammi sisse ja ma arvan, igati efektne ja äge lahendus. Et kõik kirvud, kärbsed, toonekured jätab mootorist teemale? Nii mõnigi, kui mitte kõik vaatavad algul, et turbo on. Et kui vaadata seda plastmassist kesta, siis mõni teadlikum natuke hakkab mõtlema, et äkki ikka ei kannata nii palju kuumust. Aga jah, minu meelest see sai väga efektne lahendus ja see oli jälle niisugune 1 minuti lahendus, et seisid ja mis me siia paneme, paneks selle ja oligi nagu olemas. Aga nii-öelda kütusepaakidega, kus niisugune asi tuli siia? Päris algul oli isegi mõte, et ei panegi midagi, vaat seda tühja joon nagu hoida, et ei pane, jääbki see nii-öelda raami või paagitoru, on ju. Aga siis ta jäi kuidagi niisugune nagu midagi oleks puud, et see mootor on ikkagi lai jäme on ju ja ratas ja lenks ja siis keskelt läheb nagu niisugune vähe nälgas olemise vangilaagri mees tuleb välja, et siis sai naisterahva ratas ka, et oleks vaja ikka mingit kumerust, siis millest sa teed on ju metallist oleks kuidagi igav, siis sai seda puud nagu kasutada ära, et see on nagu kokku liimitud ja siis samamoodi lihtsalt kõiki lihvimismasinaid näidatud erineva nurga alt ja ma arvan ka, et see päris efektne ja niisugune ilus, kerge ja hästi lihtsasti teostatav lahendus. Ja siis väiksed nii-öelda viimistluseks veel rihmad peale tõmmatud. Et see mõte on, need peaks olema mingid saapa omad, kui ma eksi või ma ei mäleta. Iga vidinaga mingi story. Jah, põhimõtteliselt see ongi tegelikult rattas hästi põnev kogu selle ise tehtud rataste maailma juures, et ma võin igast poldist rääkida, kus see tuli, miks see tuli, kuidas see tuli, et võtad poest ostatud ratta, siis on teada, et keegi pani sinna ja punkt on ju. Just. Aga see sõber siin on nüüd siis tankimise jaoks meil. Jah, see on minu lemmiklahendus, ehk see mingi veetoru pime jälle, see on suurused neid on erinevad, et ilusti loodus ise aitab kaasa ka, on ta ilusti niimoodi rooste teinud, et seda ei ole värvitudki. Et toimib ja minu meelest jälle näeb hea välja, et
aga tagaporilaua kinnitus või see ongi porilauad ise päris, et see on nüüd muutunud ajas, on tema see käsitlus, et algusest oli lihtsalt kinnitus, kuhu külge siis tuleks niisugune porika moodi asi. Algul ma mõtlesin kogu see mootori juht, ajud ja see elektrikarbikesed, need panna nagu siia kuidagi ruumi sisse, niisugune porika moodi asjandus teha siia. Tegin ta valmis ka, aga see niisugune ebaväet, et mul ei sündinud seda küll kuhugi siia panna, et siis need juhtmed kolisid sinna ja nüüd ta jäigi niisugune asi, et ma arvan, kui kuhugi arki minna, et siis rattal peab porilaud olema, see on seaduses kirjas, peab katma vähemalt veerand rattast, et seda ta ju teeb. Absoluutselt, vastab nõuetele, võiks öelda. Et see osa jääb selja pealt ikkagi kuivaks, kui nüüd täpsustel siin mingi. Aga sadulapoiss? Sadul on nüüd, ma arvan, et selle ratta küll üks kõige õnnestumad asju, vähemalt kõige selle suhtes, et sellega on ka oma lugu. Et see sadula plekist kuju mul oli juba ammu olemas mingi teise projekti mingi jääk ja siis Kaili ise, ma ei tea, kus ta selle lehma ära, lehma naha sai, ütleme siis ilusti. Aga see joonistas mingi lehma kuskil päriselt tatoveeritud siia peale, et ta on tatoveerija ja siis see on nagu reaalselt nagu tehtud see peale ja see kiri on minu meelest klass omaette, mis ka tekkis, et kogu selle roostes ratta ja selle olemuse, et ma võin kole küll olla, aga ma olen ikka ägedam kui sina kokku kunagi on ju. Just. Ja jube vägev see punutise moodi asi siin ümber, et ma arvan, et see on väga-väga õnnestunud, et kui ta selle mulle tõi, autost välja võttis, siis ma olin küll siuke väga õnnelik, et ja täpselt sobib kõik see rutska värv, see paagivärv ja see, et täpselt siuke kahe värvi jutt käib nagu läbi ka, et see päris roosta ja siis siuke eredam roosta. Et kõik on paigas. Ja lisaks on veel madami enda käsitöö. Just, et ta nagu ise sai ka ikka teha. Et... Absoluutselt. Järjekordselt ei väsi sind tänamast. Ja. Küll aga on meil selja taga veel üks veelgi huvitavam, veelgi friigilikum pill. Viskame ka sellele järgmine kord pilgu peale. Seniks aga kõike paremat teile. Tšau!